Hei hopstis, siin on Mikael. Ja siin on Ilgar. Te vaatate saadet. Kui ei proovi, siis ei tea. Täpselt nii. Ja räägi neil Ilgar, mida me tahame siis proovida, mida me tahame teada saada? Täna me tahame siis beatboxida teile. Aga mitte lihtsalt niisama beatboxida, vaid me tahame beatboxida siis, kui me oleme ära söönud need eriti teravad kuumad chillikaunad. Meil on siis gaasikeskkonda pakendatud 2 habanero chillikauna. Ja siin on isegi kirjas, et soovitatav on kasutada kummikindaid, mida meil ilmselgelt ei ole. Nii et soovitus sulle, sõbralik, et käsi silma mitte toppida. Aga et oleks väike võrdlusmoment, me teeme siis beatboxi enne chillisöömist ja pärast chillisöömist. Siis me saame aru, kas on üldse võimalik teha kuuma suuga beat. Nii. Ja kes ei tea, mis beatbox on, siis kohe saate teada. See oli siis DMB, kes ei tea. Trammibuss, 180 ppm-i vähemalt. Ja teeme teile siis ka dubstepi versiooni. Noh, saite nüüd, jah? Nii. Praegu tundus see kekki tegu või? Jah, ütleme nii, et siis praegu see oli No sweat. No sweat. Ei tilgu veel. Ma võtan soojendusmütsi maha üldse. Me proovime, me saame teada. Kas see on võimalik? Kas me saame sellega hakkama? Kummikindad. Lõhnub nagu mõnusalt, aga... oota, mis ärevusest sa rääksid? Mul endal ka praegu siuke tunne, et what did I sign up for this? Aga sendime. Tavai. Patkerve või? Jaa. Patkerve. Ma mõtlesin, ma pean pool algul, aga... See oli ninast välja nagu. Okei. Habanero. Ja meil ei ole ka laua peal vett, mis tähendab, et... me oleme nüüd juksed aegud beatboxima. Sa oled valmis või? Ma olen jumala valmis. Millest ma alustame siis? Üliraske on keskenduda. Alustame DMB-st. Teen beati, seda bassi. 3, 2, 1. Ütleme nii, et see keskendumine, see keskendu on väga... Mu higinäärmed on juba täiesti lahti. Kuule, kas meil oli vette? Meil ei ole vette. Salf on või? Meie ainult kabivahend on siis salfriik. Me peame proovima, kas see on võimalik. Teeme vähemalt 10 sekki bitti. Tavai tee. 3, 2, 1. Kas see oli? Mina annan oma häälet, ei saa. Oota. Praegu me ei saa veel alla anda. See biiti, me teen bassi. Noh. Kui me eksis, see beatbox teeb ainult tullemaks. Aga proovime nüüd teha trapid, lakid, hatt või? Jaa. See oleks väga teemasse. Nagu vouk on olla lihtsalt. Trapid, lakid, see ette. Ühesõnaga, me proovides teada saanud, et lõõrid on kohe lihtsalt täiesti lahti iga viimane kui toru. Tegelikult meil on ka natuke haagaksood võtteplatsi. Kõige hullem on mööda see. Ma ei tea. Keele peamine osa ei anna üldse mingeid signaale edasi. Ma närisin katki selle vaata tagumise otsaga siin, nagu seal kus on keele need tagumised, need retseptorid. Ja need kohad löövad lihtsalt nagu... Woke. Mu pea nagu veits kumiseb. Kui see ei lähe ikka paremaks. 3, 2, 1.
Oota, miks nii raske on keskenduda? Kas mu pea on nii kuum? Oota. Üks suup. Põrgu võt. Algul oli beatbox nagu köki-möki, aga chilli all seda teha. Ei soovitan, proovida siis ilma chillita. Kuidas sa hindaksid seda habanero kauna 10 palli süsteemis? 9 midagi. 10 ma panen siis, kui mul on lähem vetsu. Ütleme nii, et beatboxida tegelikult sai lõpuks. Lõppkokkuvõttes sai. Natukene lihtsalt läbi siukse nagu raske vaeva sai. Et ilmselgelt me purustasime selle müüdi ära, et kas saab beatboxida või saa? Saab. Põhimõtteliselt torusiili pole vaja võtta habanero. Tõmbab kõik torud puhtaks. Ja üli värske on olla, selles nagu tõesti siuke vouk. Ehk siis, see oli meie pilootepisood. Proovime asju, mida võib-olla tavainimene prooviks. Natuke kastist välja mõtlemine. Üle hea on olla chilli laksu all. Nii et kõik, kellel enam kohvi ei liti või tahate natuke kangemaid asju proovida, meie soovitame oma poolt habanero kaunu, tõmbavad käima, tõmbavad litiks ära ja ma arvan, et jälgige mängu, sest järgmises episoodis me proovime midagi muud ja saame midagi muud teada. Ma proovisin ka seda, et kui süüa chillit hommikusöögiks, ei soovita. Mu maas on lihtsalt mingi pH 5 tonni. Vähemalt on sul jalas uued Nike'id.